pildi ka? Jaa, tee. Ja toidi kullassi selviin kale, kes meistä löytee meistä rongkäiku. Meie rongkäigu alguseni on jäänud veel 12 minutit. Tahan informeerida nii palju, et Tõrvikut saab sealt bussi tagant. Selle valge Volkswageni taga. Palun ettevaatust ka lahtise leegiga, et vaatan kohati kipub lehvima leegile peale, et siis kui rongkäik ka pihta algab, hoiame palun lippudega piisavat vahet. Vasameed on Delfi ja tuli jälle mingi tülisi otsima. Nad on üsna mürgina olnud ikka jälle. No keda ta interneeris, mina ta see käis hästi aru. Ei tea, ei tunne. Vasameedes nii palju sitta keelanud on. Anna Delfile väike intervjuu, sa ei ole Delfi on tõusnud. Eks pärast näeme, mis ta kokku keelab. On veel jäänud, kas keegi on selline inimene, kellel Tõrvikut ei ole ja ei leia seda? Siin samas Midrimaa poolses lasteaias on valge Volkswageni buss. On mõni inimene, kellel ei ole Tõrvikut? Ei paista. Siis on nii, et palun lipud kõige ette ja palun lippudega hoida piisavat vahet. Mulle tundub, et me oleme peaaegu valmis, kas on nii? Väga hea. Niisiis,
paneme mingid ilusad lood käima, mille taustal meie südamed hakkavad õitsema ja meie peades ilusad mõtted tekivad. Ja kui autojuht on valmis, siis hakkame vaikselt auto järel liikuma.
ilm, et tuul on kõva ja siis on need lipud nii lõõsud. Lausa loppa käis ajan. See jaga sulle. Korraldusliku poole pealt nii palju, et meie tõrvikud on siin taga, nii et kui kellelgi ei ole tõrvikuid mingil põhjusel, siis siit saate ennast varustada. Mõned minutid läheb alguseni aega. Teie ees oli Indrek Kalda oma kuldse viiuliga, mis on igale Tartu muusikasõbrale ilmselt tuttav. Aplaus muidugi Indrekule! Indrek Kalda on meiega kandidaat ka Riigikogu valimistel, nii et hümni laulmiseks lavale Melissa Lusti ja Indrek Kalda siis teda saadab. Palun kaasa laulda meie kõige pühamat laulu, meie kõige ilusamat laulu, Eesti Vabariigi hümni. Täna on ikka õige torre tunne.
vesi alla tervitse. Ilas lailumine. Linnapäin saat onnistusta mängida telefooniga. Vägev, aitäh. Enne veel, kui me kutsume lavale, nagu öeldud, täna õhtuse ühe peaesineja, tahan anda natukene kommertsi edasi. Ehk et kell 19.00 Liidia hotellis, mis asub siin samas Raekoja nurga taga, kõige uuem hotell. Sündmuskeskuses toimub rahvakohtumine, millele astuvad üles meie Riigikogu kandidaadid ja kus astub üles ka erakonna esimees, kes tutvustab teile Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna platvormi, millega me lähme neid valimisi võitma. Nüüd aga täna õhtul teie ees ainulaadne võimalus Tartu ees Martin Helme! Saab see liiga võdi. Võttan seal lunad väga. Tere õhtust, Tartu! Tere! Kas teil on meeles, täpselt 35 aastat tagasi tähistati siinsamas Tartus üle pika aja avalikult Tartu rahu aastapäeva. Ja täpselt 35 aastat tagasi saatis kohalik parteiapparatšik, tuletame meelde, Andrus Ansip, koerad patriootide kallale. Mul on tunne, et aeg hakkab ringiga tagasi tulema, sest alles hiljuti saatis tema parteikaaslane Kaja Kallas koerad ja teleskoopnuiadega relvastatud eriüksuslased rahu armastavate meeleavaldajate peale, kelle ainus süü oli see, et nad ei nõustunud valitseva režiimi poliitikaga. Vaadake, Tartu rahu on üks neid sümboldokumente, mis on hoidnud Eesti patrioote usus vaba Eesti suhtes. Tartu rahu kuupäev on üks neid sümbolkuupäevasid, mis on ka kõige pimedamatel aegadel andnud lootust ja kinnitust,
patriootidele ja rahvuslastele, et vaba Eesti on võimalik. Nüüd, Andrus Ansipi ja Kaja Kallase parteikaaslane Urmas Paet tahtis seda sümbolit ära anda. 9 aastat tagasi, 2014. aastal sõlmis ta lepingu Vene välisminister Lavroviga. Selle lepingu sisuks oli ära kinkida mitte lihtsalt meie maa, mille me olime endale võitnud vabadussõjas, vaid ära kinkida ka see sümbolväärtus, Eesti riigi õigusjärgsus, meie kõige pimedamatel aegadel meile kinnitust andnud sümbol. Ta reetis Tartu rahu. Ja vaadake, Andrus Ansipi, Kaja Kallase, Urmas Paeti parteikaaslane Marko Mihkelson leidis aega huvitavate piltide tegemise kõrvalt ja tahtis Tartu rahu veel kord tühistada, sest ka 9 aastat tagasi ajas tema usinalt asja, et teha Venemaaga viisavabadust. See oleks kustutanud piiri, sest Tartu rahu, lisaks sellele, et ta on rahuleping, on ka piirileping. Viisavabadel riikidel tegelikult piiri ei ole. Nüüd, kuu aja pärast on Eestis valimised. Ma tean küll, Tartut peetakse Reformierakonna kantsiks, aga Tartut peetakse ka eestluse kantsiks. Iga tartlane peab endalt küsima valimiskasti juurde minnes, kas ta annab oma hääle erakonna poolt, kes on alati olnud truu Tartu rahule, vaba Eesti ideaalile, kes on alati olnud oma rahva poolel, kes on alati seisnud vaba Eesti eest, või ta annab oma hääle reeturitele, mahamüüjatele, nendele, kes saadavad koerad meile kallale, kui me oma õiguse eest seisame. Eelolevatel valimistel saab hääletada kas Eesti poolt või Eesti vastu. Mina kutsun teid üles kõik koos hääletama Eesti poolt. Päästame Eesti! Aitäh! Mehed, Emajõe Ateenas, armas Eesti rahvas, 103 aastat on täna möödas ajast, kui sõlmiti Tartu rahu. 103 aastat on möödas ajast, kui Jaan Poska ütluse järgi Eesti täna esimest korda määrab ise oma saatust. 103 aastat on olnud pikk aeg ja me oleme alati vastu pidanud. Praegu aga on olukord hoopis imelik, sest selle asemel, et nautida vabal maal, vabal rinnal, vaba rahva rõõmu, peame me võitlema igasuguste koletistega. Me peame tõrjuma energiavaesuse ebajalgu. Me peame lööma maha päid multikultuursuse hüdral. Me peame igasuguseid ahjualuseid ja muid koledaid tegelasi endast tõrjuma. Me peame lahendama selle koerakoonluse, et Eestis ei ole enam õigusriiki, et me tohime ainult vaikselt vaadata, kuidas süüakse ära kõik see, mida meie oleme kokku kandnud, et Suur Peeter võtab Väikese Peetri eest asju ja Väike Peeter ei saa hakkama millegi muuga kui ainult vaatamisega. See ei ole nii. Tartust on läinud lahti kõik Eesti suured võitlused. Jüriöö mütoloogia on meie selja taga, aga tegelikkuses on Tartu olnud see koht, kus eestlased ei ole andnud alla ja veel ajal, kui Tallinnas ja Toompeal tehti kahtlasi otsuseid, olid Tartu inimesed alati valmis ohverdama ennast, nii oma elu kui oma varandust Eesti hüveks. Ma tuletan teile meelde lugu sellest, kuidas Julius Kuperjanov kandis laiali relvi selleks,
et Tartu rahu tuleks, need relvad olid varjatud kartulite alla, kui oleks keegi üles leidnud relva, siis oleks Kuperjanov maha lastud. Ja peatas teda ka sõjaväepatrull ja küsis, mis on korvis ja ta ütles kartulid, aga tollel ajal ei olnud süüa ja nad tahtsid võtta selle korvi ära, aga ta ütles, et need on puhamädad ja kartulid jäid alles ja relvad nende all. Praegu me oleme selles olukorras, kus täpselt samamoodi inimesed ja perekonnad koos lastega ja eakad inimesed käivad toidukappide juures vaatamas, kas nad saaksid natuke täiendust oma argimenüüle, mis on mõistetud olema energiavaesusest rõhutud. Ja kui need inimesed siis tulevad, on nad ikkagi õnnelikud, et nad vähemalt on veel oma kodus, kus nad mingilgi määral veel suudavad tuba kütta. See ei ole õige, see ei ole õiglane. Me oleme olukorras, kus kooliõpilased enam ei tea, mida õppida, kas vikerkaare värve pähe või ikkagi jääda Eesti 3 värvi juurde. Ma kontrollisin, mis on 3. klassi lõpetaja lapse oskused, mida õppekava nõuab Eesti kohta teada. Seal oli ilusasti öeldud, tunneb ära Eesti sümbolid, lipu ja vapi. No väga hea, väga tore, 3. klassi lõpuks, 10-aastaselt. Ei, sellega meie ei ole nõus. Ja ma usun seda, et inimesed, kes peavad valima 5. märtsil, teavad väga hästi, milline valik on õige ja milline valik peab olema meiega, et püsiks Tartu rahu, et püsiksid need ideaalid, mida Jaan Poska on toetanud, mida Jaan Tõnisson on levitanud, mida Oskar Kallas, kelle parki tahetakse hävitada praegu Tartu linnas, on kandnud laiali suurde maailma. Et me kõik jääksime alles ja et me ei oleks mitte mälestus ega etniline kild, vaid et me oleksime suur, ilus, vaba rahvas, võrdne kõikide teiste rahvastega maailmas ja oma tarkuselt ja oma, mis peaasi, isamaaliisuselt palju parem kui mitmed teised. Aitäh teile ja ma soovin meile edu, head Tartu rahu, päästame Eesti, elagu Eesti! Elagu Eesti! Heitama kord viimse uneni, ema kombel kinni katta, lapsed uksvad rinda saa. Eesti muld ja Eesti süda, kes meid jõuaks lahuta. Nii peale. Tähistajad. Tänane päev 103 aastat tagasi määras Eesti rahva saatuse iseseisva riigina. Oleme täna taas siin, et aastast aastasse kinnitada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohta, et Eesti-Vene piir peab kulgema ainult vastavalt Tartu rahulepingule, nii nagu 103 aastat tagasi, kui Eestile kuulusid ka Narva-tagused vallad ja Petserimaa. Kahjuks on Eesti riik samm-sammult taandunud Tartu rahu piiride nõudest. Kuulun ise nende hulka, kes oma esivanemate sünnimaa külastamiseks peab ületama kontrolljoone ja näitama dokumenti võõra riigi piirivalvurile. Minu ema ja tema vanemad on sündinud Petserimaal, aladel, mida Reformierakonna poolt juhitud Eesti valitsus on soovinud loovutada. Kui EKRE esindus Riigikogus oli veel väike, ratifitseeris parlament piirilepingu, mis põlistab Nõukogude annektsiooni Setumaal. Rahvuskonservatiivid ei ole äraandlikku piirilepingut kunagi tunnistanud, kuna see rikub Eesti rahva kui kõrgeima võimu kandja ühe osa setude kogukonna õigust elada oma põlisel asualal. Otsustusõigus selles küsimuses saab aga kuuluda üksnes Eesti rahvale, rahvahääletuse teel, mitte kellelegi teisele. Me ei tohi kunagi leppida sellega, et loovutame vabatahtlikult oma esivanemate maad. Me ei
ei tohi kunagi olulistes asjades järeleandmisi teha. Kahjuks näeme aga, kuidas meie riik teeb iga päev olulistes asjades järeleandmisi. Meie valitsus on andnud piirid käest kõigis olulistes valdkondades. Immigratsioonipoliitikas, tervishoiupoliitikas, riigi kaitsmisel ja nüüd ka juba hariduse tagamisel. Ilma turvalisi piire seadmata laseb valitsus kõigil olulistel teenuste kvaliteedil langeda. Ta ei piira sõjapõgenike ega odavtööjõu juurdevoolu. Ta ei tee otsustavaid samme hinnatõusu pidurdamiseks. Ta ei soovi ära hoida inimeste vaesumist ega ettevõtete pankrotte. Ta ei taga raviteenuseid ega hariduse kvaliteeti. Valitsus ei ole hoolinud ka meie riigipiiri valvamisest ega kaitsevõime tugevdamisest. Kuid riik peab suutma neid piire seada, et tema elanikud saaksid tunda ennast turvaliselt. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond soovib need piirid seada. Ka meie kodanikena peame suutma oma elus piire seada. Piiride puudumisel oleme nagu piirdeaiata murulapp, kust kõik lühemad teed valides läbi trambivad. Me talume käitumist, mida me sisimas heaks ei kiida. Lepime reeglitega, millega rahul ei ole. Ei suuda öelda ei, sest kardame tüli. Elame justkui kellegi teise elu, sest ei julge seista oma tegelike vajaduste ja väärtuste eest. Seega seiskem alati oma isiklike piiride eest ja ärgem tehkem kunagi oluliste väärtuste eest seismisel järeleandmisi. Vaid nii suudame me päästa Eesti ja seista Eesti eest, mis jääb alles, et meie kodu ja meie pered ei peaks kunagi rääkima muus keeles. Elagu Tartu rahu Eesti eest! Eesti! Merle andis väga hea mõtte, praegu proovime Eesti eest. Eesti eest! 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 Aitäh, sõbrad, aitäh teile, aitäh! Ma kutsun lavale teoloogi, näitleja, inimese, kelle muinasjuttude saatel minul oli au üles kasvada, kui need Vikerraadiost kunagi kõlasid. Need jutud lõid turvalise keskkonna ja nende muinasjuttude saatel uinusin ma siis, kui oli selleks aeg. Täna on mul suur au olla koos selle inimesega ühes volikogus, võidelda asjade eest, mis olid toona kallid ja mis ilmselt on aidanud hoida südames ja peas neid tundeid ja neid mõtteid, milleks me täna siin oleme. Ma kutsun lavale hea võitluskaaslase, kandidaadi nendel Riigikogu valimistel, publitsisti, teoloogi, näitleja Malle Pärn, palun, teie ees! Imeline on näha neid väikseid tulukesi selles pimedas öös. Meie ajaloos on olnud üks tõeliselt suur sündmus, mis paneb meid oma esivanemate üle uhkust tundma. See väike Eesti rahvas läks kord vaprasti sõtta ja pani 2 suurt vaenlast põgenema. Taavet võitis Koljati. Karjapoisi lingukivi peletas minema taprit keerutava vägilase.
usun, et iga mõistlik eestlane oskab seda vääriliselt hinnata ja on neile vapratele võitlejatele südamest tänulik. Me ei oska ette kujutada, kus me oleksime praegu, kui need inimesed ei oleks meie eest oma elu andnud. Kui nad oleksid pagenud välismaale ja jätnud maha oma kodud ja omaksed. Nad ei teinud seda. Nad läksid sõtta. Paljud neist ei tulnud sealt tagasi. Nende omaksed jäid neid leinama. Nende lapsed jäid orbudeks ja nende naised jäid leskedeks. Nende emad kaotasid oma armsad pojad. Me peame alati ja eriti muidugi tänasel päeval sügava tänutundega meenutama neid, kes vabadussõjas meie eest oma elu andsid. Me peame püüdma elada nii, et me oleksime nende ohvriväärilised. Eriti peavad sellele mõtlema need, kes tahavad olla rahvajuhid ja otsustajad. Nemad ei tohi seda unustada. Ütelge mulle, kuidas me vaataksime silma nendele hukkunutele, kui nad praegu meie ees seisaksid? Mida me vastame, kui nad küsivad, mida te olete teinud selle riigiga, mille me teile kinkisime oma elu hinnaga? Mida te olete lasknud teha selle riigiga, mille eest meie surma läksime? Meie täitsime oma kohuse isamaa ees. Nüüd on teie aeg oma kohus täita. Küsime nendelt, kelle me oleme valinud oma rahvast juhtima ja suunama, kelle kätte me oleme usaldanud meie ühise elu korraldamise. Küsime neilt, mida te olete teinud selle riigiga, mille need vabadussõjas hukkunud noored mehed meile kinkisid, ise selle eest surma minnes. Küsime neilt, miks te ei hoolitse oma rahva eest? Miks te ei kaitse meie lapsi? Miks te oma rahvast halvustate ja häbistate? Miks te meid omavahel tülli ajate? Miks te ei kuula tarkade hoiatavaid hääli? Rahvas ei tohi vait olla, kui temast teerulliga üle sõidetakse, sest vastutusest tuleviku ees ei ole vaba ka see, kes ülekohut märgates ei ole sellele vastu astunud. Me peame aina kordama oma juhtidele, valitseja on rahva teener, mitte isand. Eesti ei ole Brüsseli agul ega Euroopa kolgas. Eesti on meie kodu. Kodu. Ainuke maailmas. Kodu. Ainulaadne. Kordumatu. Imeilus. Vägev energiaallikas. Ja meie emakeel on eesti keel. Kõige kaunim, kõige rikkam, kõige täpsem keel maailmas. Sõbrad, püüame üheskoos teha kõik, mis me suudame, et Eesti võiks kord olla inimlik riik, kus kõigil ausatel ja töökatel inimestel on hea elada, kus karistatakse kurjategijaid, mitte korralikke inimesi, et meie lastest kasvaksid väärikad, targad ja vastutustundlikud kodanikud. Et me ükskord ometi saaksime vabaks vaimsest pärisorjusest, et me võiksime rahus ja harmoonias oma elu, oma riiki üles ehitada, sellel imeilusal maal, selles imeilusas keeles. Nii, nagu see meile, eestlastele, kõige parem on, sest meie oleme selle maa peremehed. Me võlgneme seda nendele, kes meie vabaduse eest kord surma läksid. Issand, ole meile armuline
ja lase meil veel kord uut algust proovida. Sõbrad, päästame Eesti ja ma ütlen selle loosungi tagurpidi, mitte elagu Eesti, mis on hea, aga ütleme Eesti elagu! Eesti elagu! Eesti elagu! Eesti elagu! Daamid ja härrad, mul on hea meel kutsuda lavale meie tänaõhtune viimane kõneleja, mis järel ma palun teil tõrvikud panna siia samma, siin on kast, et ärge neid tõrvikud kuhugi mujale, palun pange. Toome need tõrvikud siia, nagu ennist öeldud, olete kõik oodatud Liidia hotelli sündmuskeskusesse, loodame, et me sinna ära mahume ja loodame, et tuleb tore õhtu. Daamid ja härrad, teie ees on Riigikogu liige, riigikaitsekomisjoni aseesimees, reservkolonel leitnant ja kirjanik Leo Kunnas, palun! Head patrioodid! 6127, jätke see arv meelde, täpselt nii palju meie esivanemaid, meie sõdureid langes, suri haigustesse või haavadesse vabadussõjas. Et Eesti Sõjahaudade Liit on need andmed kokku võtnud. Ja teine arv on ka tähtis, 689, täpselt nii palju meie esivanemaid langes punaterrori ohvriks vabadussõja ajal. Ja me võime kõik olla õnnelikud, et see okupatsioon, mis meie idapoolseid piirkondi tabas, jäi nii lühikeseks. Minu vanaisa ei tahtnud minna vabadussõtta. Ta oli 15. aasta lõpust peale võidelnud tsaariarmees, saanud haavata ja väsinud sellest sõjast. Aga kui noored külapoisid, kes olid sündinud 1900 või 1901, tahtsid minna, siis ei jäänud ka temal muud üle, kui öelda, et ole midagi teete, tule minna. Ja niiviisi nad läksid. Me moodustasime armee, kuhu kuulus 3 jalaväediviisi ja 1 soomusrongide viis. Ja sõja lõpus oli rindel 86 000 meest. Jätke ka see meelde. Me lõime oma riigi, tsiteerides kunagist Saksa kantslerit Otto von Bismarcki, raua ja verega. Ja tänu sellele sündis ka Tartu rahu. Ja alati ma olen enda käest küsinud, et kuidas me võisime 1930-40 aastal käest anda selle riigi, mille eest meie esivanemad nii palju verd valasid. Ilma ühegi lasuta. Õigemini need lasud küll toimusid sidepataljoni juures, aga meie riik ei astunud kunagi riigina või organiseeritult vastu. Vaid seda tegid inimesed, iga inimene pidi tegema oma otsuse endas pärast seda, kui riiki enam ei olnud. Kuidas see sai juhtuda? Ja siis loomulikult peame küsima, et need, kes seda õigustavad seda, kas on need mitte samad inimesed, kes täna on valmis seda tegema? 91. aastal ei olnud meil midagi. Need poisid, kes minu alluses olid tollal valmis võitlema, olid 15, 16, 17 aastat samamoodi. Ja meil oli üks moodsam relv 5-6 peale. Padruneid, mõned salvetäied 91 augustis. Ja kui tankidele lasu kätte saime, siis tundus, nagu oleks tuumapomm käes. Aga ometi olid nad valmis võitlema ja ohverdama ennast vabariigi eest. Õnneks polnud seda vaja ja me saime vabaks ilma ühegi lasuta. Ja nüüd me näeme iga päev, kuidas veel üks rahvus sünnib, on juba 2014. saadik sündinud
raua ja verega Ukrainas, kes seal võitlevad, rahvuslased ja patrioodid, keda Vene kuritegelik režiim on nimetanud fašistideks. No sel juhul olen ka mina fašist. Sel juhul me oleme kõik fašistid. Et sellele kurjusele tuleb vastu seista ja selleks on vaja jõudu ja see jõud tuleb luua. Ja me loome selle jõu ja keegi siin riigis ei pane kahtluse alla meie ustavust vandeteootusele. Mina vandusin selle 90, kui vabariiki veel ei olnud. Martin vandus selle siis, kui astus Kaitseliitu. Henn vandus selle siis, kui astus Kaitseliitu. Rene Kokk vandus selle siis, kui läks ajateenistusse. Seda on 10 ja 100 mehed, kes on meie ridades teinud. Ja sellepärast ma ütlengi, et kuidas saab keegi panna kahtluse alla meie vandeteootuse, kes ise seda vannet ei ole andnud. Igal juhul see riik kestab seni, kuni selle patrioodid jäävad selle riigile ustavaks. Ja seda ustavaks jäämist soovin ma teile kõigile. Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Liikme härra Ivar Künnapuu, kes tahab oma mõtteid meile avaldada. Ma loodan, et keegi ei ole sellele vastu või kui keegi on, siis andke häälekalt märku. Ei ole vastu. Härra Ivar Künnapuu, palun. Head tartlased, tere õhtust! Mina olen üks teie hulgast, keda ma siin näen ja kui ma vaatan ringi ja ma vaatan neid tõrvikuid, on siin sadu ja sadu. Aitäh teile kõigile! Ja rõõm on teid näha ja mina olen üks teie hulgast, aga kuidas öelda ka mitte keegi, ainult üks teie hulgast. Aga mida ma tahan öelda, et hoiame püsti seda Eesti riiki. See on meile antud ja see on meile antud Tartu rahuga. Hoiame teda ja püsime püsti ja oleme terved. Ja see on kõik minu sõnum, mida ma tahaks öelda, aga ma tahaks veel lisada, et ikkagi nii palju kui meid on eestlasi ja ma pöördungi täna eestlaste poolde, mitte nagu öeldakse eestimaalased. Ei, ütleme, oleme eestlased, püsime püsti ja oleme terved ja toetame seda meie vabariiki, kes meile on antud Tartu rahuga. Aitäh! Meil vastu kajavad ja vabaks Eesti meri ja vabaks Eesti pind. Ei stuisku ega tormi, ei karda Eesti lind. Siis tuisku ega tormi, ei karda Eesti rind. Meil kanur merel noota võib vabalt vedada ja musta mulla põuest võib viili võrsuda ja vabaks Eesti meri ja vabaks Eesti lind. Siis tuisku ega tormi, ei karda Eesti rind.
siis tuisku ega tormi ei karda Eesti rind. Me vabalt laite voodel võib päike särada ja rõõmulaulust põllul mets vastu kajada. Ja vabaks Eesti meri ja vabaks Eesti pind, siis tuisku ega tormi ei karda Eesti rind. Siis tuisku ega tormi ei karda Eesti rind. Elagu Eesti! Aitäh! Tere! Saa käia panna ja... Täis tutikas. Ja kõik on nii ära uppunud, et noh, ei tööta isegi normaalselt. See on jõusaal. Ma tõesti ei oska siin käia. Ma ei oska veel teeleda. See ei ole küll see. Ma ei leia seda üles. Hakkame saali minema. Kui mööda tahate, siis öelge. Sisuloojaga natukene, jah. Sest YouTube'i põlvkonnast. Lõime oma riigi ja võitlesime sellega tagasi. Seda Eesti jonni kannab edasi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Meie kaitseme oma maad, vabadust ja õiglust isegi siis,
kui teised lähevad alistumise ja reetmise teed. Meie tahame üles ehitada tugeva ja kaitstud riigi, mida vaenlane rünnata ei julge. Meie ei luba Eestit üle ujutada võõraste hordidega. Me läheme läbi halli kivi, et peatada rahva vaesumine ning muuta elekter, toit, kütus ja ravimid taskukohaseks. Me paneme kasvama palgad, pensionid ja peretoetused, et sünniks rohkem Eesti lapsi. Me pingutame selle nimel, et eesti keel ja meel elaksid edasi meie lastes ja lastelastes. Meie ei jäta jonni. Toeta EKRE-t, kõige kangemat erakonda Eestis. Õhtust, mu daamid ja härrad! Oluliselt parem. On suur rõõm ja au sisse juhatada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Martin Helme turnee järjekordne üritus siin Tartus. Tere õhtust Eestimaa! Tere õhtust Tartu! Tere veel kord kõigile! mis on tähtis ja püha. See mõõk on näinud päevi, kui läks tõeks tema peale graveeritud lause truuduses kindel. Selle mõõga ma kinkisin oma abikaasale tema sünnipäevaks ja see mõõk on mänginud kaasa mõnes minu ajaloolises näidendis, millega ma tahan promoda headust, õilsust ja üllust. Täna ma laenasin abikaasalt selle mõõga ja olen selle mõõgaga teie ees, et see tõsta ajaloolises kohas Liidia Koidula peaaegu elupaigas siin hotellis Liidia Tartu rahupäeval. Ma tõstan selle mõõga Eestis lokkava umbrohu hävitamiseks ja ma ei mõtle selle all nõgest ega naati. Ma mõtlen selle all, et Eesti vajab palju suuremat rohepööret, kui meile praegu peale surutakse. Eesti vajab teistmoodi elu, kus ei ole nii, et me paneme nõgesed kasvama linnaparki ja pärast lükkame selle pargi asfaldi alla. Eesti vajab seda pööret, mis paneks jälle haljendama meie mõtte ja teeks taas eestlaste jaoks oluliseks meie iidsed hiietammikud. Ma tõstan mõõga selle Eesti vastu, mis on sunnitud kandma orjatüdruku särki ja heitma ikka ja taas põrmu inimvaenulike, ülbete, hävitavate mõisahärrade ja meie pühaduste üle irvitavate mõisaprouade ees. Ma tõstan selle mõõga kurvalt, sest need maadamid ja mõisnikud on meie endi soost ja räägivad meie endi keelt. Ometi on nad teinud kõik, et visata liiva peale eesti keele leegile, et kustutada see tuletungal, mille Tuglas pillas käest ja mille rahvuslikud jõud, ma arvan, et kõik meie, kes me siin oleme ja oleme küllalt vanad, tõstsime uuesti üles, süütasime uuesti ja hoidsime kõrgel laulva revolutsiooni aegadel. Need, kes hõljuvad Toompea võimu koridorides, tantsivad tegelikult vana Kalevi haual. Emakeel ja eestlus on nende jaoks midagi naeruväärset ja pilkaalust. Kogesin seda täna raadiodebatis väga hästi. Ma ütlen, praegune Eesti valitsus, Eesti viletsus. Ma tõstan selle vastu mõõga. Ma tõstan mõõga Eestit kägistava vaesust. Ma tõstan mõõga, et me saaks vabaks energiavaesuse raudahelast, et raiuda läbi kaua ja hoolega punutud köied, millega on risti-rästi kinni köidetud meie tervishoid, alates nendest lastest, keda arstid kunagi ei näe valitsuse saamatuse tõttu, jätkates teismelistega, kes ei saa oma muresid jagada psühholoogide ja psühhiaatrite puudusel ja lõpetades auväärsete, oma elu Eestile pühendanud, oma lapsed tublideks inimesteks kasvatanud eakatega, nagu minu isa, kelle nüüdne tervishoiukorraldus jättis abitult ametnike julgustavate naeratuste saatel piinlema suurtesse valudesse 8 aastaks, enne kui ta pääses operatsioonile. Ma ei ihka kättemaksu. Mõõk minu käest tahab tapelda sellega, mis ei sobi Eestile kui rahvusriigile
ja Eestile kui väärikale riigile ja nendele Eesti meestele ning naistele, kes tahavad olla mehed ja naised. Ma tahan raiuda maha tõkked, mis ei luba Eesti inimesel olla õnnelik ja uskuda tulevikku. Täna on Tartu rahupäev. Paraku enne rahu me kasutame mõõka. Ma tahan võtta selleks vastutuse. Täpselt sama tegin ma ju noore neiuna aastal 91, kui ruttasin Tallinna telemaja juurde läbi suveöö, et kaitsta rinnaga meie äsja tagasi võidetud vabadust. Me võitsime ja ma tahan võita ka nüüd. Me kõik võidame, sest halvu tuleb pikali lüüa, selili keerata ja sundida teda loovutama võimu meile. Mõõk on vaba mehe tunnus. Mõõka kandsid Lembitu ja Laidoner. Mõõgale toetub Amandus Adamsoni Kalevipoeg, kui Hekrelis tänab Pärja Tartu rahu puhul. Mõõk oli ka nendel ligi 70 Eesti soost maarahva hulgast pärit ohvitserid, kes võitlesid Rootsi poolel Venemaa vastu Põhjasõjas, kaitstes Eesti maad vaenlase vastu. Mõõk sümboliseerib meie vabaduse janu, meie kaitsetahet, meie kindlameelsust, et me saame võidu ja et me ei loovuta pisimatki tükikest meie põhiseaduses kinnitatud tõest, et Eesti on rahvusriik ja et see riik peab olema eestlaste jaoks ja peab edendama eesti keelt ning eesti kultuuri igavesti. Ja ma ütleksin lõppu Oidula sõnadega, sind surmani ma tahan nüüd kalliks pidada, muitsev Eesti rada, mulhnab isamaa. Eesti eest, päästame Eesti, me võidame! Tere, head inimesed! Ma tänan teid selle eest, et te olete siia kogunenud. Ma tahaksin täna rääkida 3 asjast. Ma tahaks rääkida esiteks poliitikast, teiseks meist, kes me kandideerime, ja 3. teist, sellest, mis on teie võimuses. Eesti Vabariik taasiseseisvunud kujul on täpselt tänasega vana 11 488 päeva. Selle aja jooksul on Isamaaliit olnud võimul 69% sellest ajast ehk ligemale 8000 päeva, Reformierakond 67% ajast ehk et natuke vähem kui 8000 päeva, sotsiaaldemokraadid üle 4000 päeva, Keskerakond grammike vähem ja meie kõigest 5,5% ajast ehk et natuke üle 600 päeva. Ja ma kutsun teid kaasa mõtlema, mida me oleme siis saavutanud. Me armastame öelda, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on kõik tuksi keeranud. Mitte meie ei armasta öelda, aga meile sisendatakse seda narratiivi. Aga ei, hoopis need, kes on võimul olnud, need on selle riigi ära rikkunud. Te olete ära võtnud vaba meedia, te olete allutanud endale prokuratuuri. Te olete tuksi keeranud Eesti meditsiinisüsteemi nii, et mõned inimesed, kes on ravijärjekorras, surevad ennem ära, kui järg nendeni jõuab. Te olete ära rikkunud Eesti kultuuri ja hävitamas eesti keelt. Te olete asendamas meie omi perekondi idaslaavlastega, teadmata, kes nad on või kellega on tegu või mis on nende kavatsused. Igal päeval lähevad 10 000 Eestimaa lapsed magama teadmises, et nende isa töötab välismaal, et peret ära elatada ja et nad näevad oma isa alles 2 nädala pärast. Neid peresi on palju ja nendest peredest ei kasva õnnelikud lapsed. Sealt tulevad katkise hingega lapsed, kes võtavad selle endale, ma ei tea, kas just mustriks, aga haavatud kujul nad niimoodi täiskasvanuks peavad saama. Need samad erakonnad on ära rikkunud meie haridussüsteemi. Kõrgharidus on viidud doktoriõppes ainult inglise keelele. Need samad inimesed on lagastanud ära meie maa, meie metsad ja meie talud. Nad on hävitanud maaelu, on sulgenud poed, on sulgenud postkontorid ja on sulgenud koolid. Nad on hävitanud toimiva transpordi
ja ma ei tea sektorit, mis oleks hävitamata. Kui te kuulete kusagil ütlevat, et EKRE tegi midagi, et Mart Helme ütles aastal, ma ei tea, 2019 midagi ja sellepärast me ei saa EKRE-t valida, siis mõelge sellele, mis on toimunud Eesti riigiga. Eesti riik on ära hävitatud ja selle taga ei ole mitte võõrvõimud või mitte EKRE, vaid selle taga on Reformierakond ja nende käpikud. Tänastele valimistele läheme vastu ühe uue erakonnaga, kes üritab parlamenti saada ja tõenäoliselt mingid ka mandaadid saab. See on Eesti 200. Nende ainus moto peale selle pika plaani on see, et meiega on võimalik. Aga mitte midagi muud ei ole võimalik, kui Reformierakonnal on võimalik jätkata Eesti hävitamist. Nad hävitavad seda täpselt samamoodi edasi, nagu nad on seda täna siin teinud. Ei ole mingit võimalust, et nad muudaksid oma taktikat, sest neil ei ole hoidu selleks, nad ei taipa, nad ei vaata tagasi. Igal vabariigi aastapäeval saavad kokku need lugupeetud riigivalitsejad Isamaaliidust ja Reformierakonnast ja sotsiaaldemokraatidest, õnnitlevad üksteist, suruvad üksteisel kätt ja ütlevad, et sa olid tubli mees, ma annan sulle selle ordeni ja teine mees annab vastu siis teisele ordeni. Aga tegelikult ei vaata nad tagasi. Nad on, kui nad korraks pööraks pilgu ja vaataks, mis neist maha on jäänud, mis on nende valitsemisest maha jäänud, siis see on hullem kui kulutuli on lapse mäng selle kõrval. Nad on hävitanud Eesti riigi. Nüüd meist. Ma tahan öelda, et kõik need 10 inimest, kes Tartus kandideerivad 9 peale minu, see on olnud ideaalne meeskond. Need inimesed, kes kandideerivad, teevad seda oma pere kõrvalt. Meie erakonnal ei ole suuri sponsoreid, meil ei ole siduslepinguid mingite ärimeestega. Ei ole meil Parvel Pruunsilda ega kriminaale, kes rahastaksid meie erakonda. Meie kogu kampaania tuleb meie endi taskust. See tuleb väikeste annetuste näolt meie liikmetelt ja see tuleb tohutu töö tulemusena. Nendel valimistel on üks huvitav fenomen. Lisaks sellele, et meedia meid väldib, lisaks sellele, et surutakse meid nii-öelda nurka enne valimisi meid veel eriti, siis sedapuhku oleme täheldanud Tartus ka uut asja. Ühe meie kandidaadi autorehvid lasti tühjaks, sest auto peal on tema näopilt. 4 rehvist 3 lasti tühjaks. Ühel sõditi plakatid ära ja täna hommikul leidsime siis ka vaibanoaga või puru lõigatud suured nii-öelda bännerid. Me oleme jõudnud sellesse tasemesse, kus nad enam ei suuda. Me näeme seda, et need erakonnad, või ma ei tea, need inimesed, kes meie vastu võitlevad, nad ei suuda enam teiste relvadega, kui füüsiliselt noaga minna plakati kallale ja teha sellele siis haiget. Põrsakari, ma ütlen, põrsakari. Ei ole seda hoidu. Ja nad ei taipa seda, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond vähemalt oma tekkes on olnud protest, see on märk nende tegevuse vastu. Nad ei taipa, et nad oma lollusega, mida nad riigijuhtimisel kasutavad, nad kasvatavadki meie liikmeskonda. Me oleme ainus erakond, kes suutis liikmeskonda kasvatada. Teistes on niimoodi, et nad isegi sadade kaupa kaotavad ise oma liikmeid, sellepärast, et nende oma liikmed ka ei usu enam nendesse. See võim on varastatud ja see võim on kaaperdatud. Ma tahan paluda igat ühte siin saalis. Palun toetage meie kandidaate. See on väärt meeskond, need on tublid inimesed. Ja iga ühe teie käes on võti. Siin on umbes 200 inimest. Kui te igaüks toote 75 häält, suudate rääkida ära, siis on meil 15 000 häält, oleme me Tartus Reformierakonnast ees. Kui te nii palju ei suuda, rääkige kas või lähimatega. Saatke valima iga sõber ja iga naaber, kes teile vastu tuleb, rääkige sellest Eesti elust. Mõelge, mis on tuksi keeratud, ärge uskuge neid säravaid reklaame, kus Kaja Kallas räägib mingitest kindlatest kätest. Mingid kindlaid käsi ei ole, need on pudinäpud, kellel võim kipub ära libisema. Ma kutsun teid valima Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt ja peame vastu, meil on 32 päeva valimisteni minna. Jõudu teile kõigile!
mehe, kes tegelikult tutvustamiksi vaja. Aga ma teen seda ikka sellepärast, et ta väärib seda. See mees on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees, Riigikogu aseesimees, endine rahandusminister ja tulevane peaminister. See mees on meile kõigile teada tuntud mees Martin Helme. Palun lavale! Aitäh! Tartu on ainus linn, kus on lubatud, et üritus algab 15 minutit peale välja kuulutatud aega. Tore on olla siin. Miks me tulime siia? Miks tulevad inimesed meie üritustele? Miks te tulite tõrvikutega Raekoja platsile ja miks te tulite siia saali? Me kõik armastame Eestit. Me hoolime oma kodumaast. Meile läheb korda oma rahva käekäik. Me tahame, et eesti keel ja meel jätkuks. Väga hapus seisus. Me oleme riik, kus on Euroopa kõige kõrgem inflatsioon. Me oleme riik, kus on Euroopa kõige suurem ostujõu langus. Me oleme riik, kus on Euroopa kõige suurem tööstustoodangu langus. Me oleme riik, kus on kasvanud kõige kiiremini nende inimeste hulk, kes vajavad toimetuleku toetust. Me oleme riik, kus on Euroopa kõige rängem majanduslangus. Ja me oleme riik, kus on Euroopa kõige suurem immigratsioon. Samal ajal aegade kõige vähem lapsi. Me oleme riik, mida ähvardab sõda. Me oleme riik, kus prokuratuur ja julgeolekuasutused võivad kukutada konservatiivse valitsuse, et ära hoida rahvahääletus perekonna kaitseks. Esimene rahvahääletus 18 aasta jooksul ning asendada see valitsus liberaalse režiimiga. Seesama prokuratuur ja need samad uurimisasutused ei algata mitte midagi, aga omade suhtes. Ei Keit Pentus-Rosimannuse lähetamise suhtes kontrollikotta. Ei Liina Kersna läbinähtavalt korruptiivse testihanke kohta. Ei Indrek Tarandi kohta, kes jääb kaamerate ees vahele kriminaalse joobega. Ei Marko Mihkelsoni kohta, kes pildistab rõvedaid pilte alaealistest. Sinna prokuratuur ei sekku. Omasid ei hammustata. Me oleme riik, kus ennast liberaalseks nimetav valitsus ja liberaalideks nimetavad erakonnad saadavad rahumeelsetele meeleavaldajatele kallale koerad ja teleskoopnuiadega varustatud eriüksuslased. Me oleme riik, mis saadab 8 eriüksuslastega varustatud bussi sulgema MEM-cafeed, kuna seal ei küsita koroonapassi. Ja seesama riik saadab dialoogipolitsei pronkssõduri juurde, Narva tanki juurde. Me oleme riik, kus Kaitseväe juhataja vallandab sadu ohvitsere, kes on aastakümneid töötanud oma riigi heaks lihtsalt sellepärast, et nad ei lase ennast süstida. Kus seesama Kaitseväe juhataja kingib ära kõik meie kahurid, haubitsad kui täpne olla, koos laskemoonaga ja kuulutab korduvalt ja korduvalt, et temal õhutõrjet küll vaja ei ole. Selle eest saab seesama Kaitseväe juhataja presidendilt kindrali aukraadi. Presidendilt,
kes samal ajal seletab, et Eesti ongi juba sõjas. Head sõbrad, nii jätkates Eesti hävineb. Ja mitte kusagil umbmäärases tulevikus, mitte põlvede pärast. Eesti hävineb meie silme all. Eesti võetakse ära meilt meie jalge alt. See on meie ülesanne päästa Eesti. Meie kõigi ülesanne. Me peame Eesti päästma vaesusest. Me peame Eesti päästma sõjast. Me peame Eesti päästma korruptsioonist. Me peame Eesti päästma liberaalsest diktatuurist. Me peame Eesti päästma venestamisest. EKRE on ainus erakond Eestis, kes tahab, kes suudab, kes julgeb meie riiki päästa. Me oleme ainus erakond Eestis, kellel on tegelikud lahendused kõigile neile ränkadele probleemidele. Me oleme ainus erakond, kes eristub ja me ei häbene seda. Meie teame, kuidas panna kasvama uuesti pensionid ja palgad. Meie teame, et kui me teeme õigeid asju õigel viisil, siis läheb elu paremaks ja homne on parem kui eilne. Kui teie annate meile mandaadi, siis me teeme selle kohe ära valitsusse saades. Me langetame diisli, bensiini, gaasi aktsiisi, et need kütused läheksid odavamaks. Me langetame käibemaksu toidule ja ravimitele, et need oleks soodsamad. Me võtame elektrist välja CO2 komponendi, et elekter muutuks odavamaks. Me võtame elektri hinnast välja keskkonnatasud, et ta muutuks odavamaks. Me lõpetame ära Eesti Energia pöörase kasumi koorimise Eesti inimeste ja Eesti ettevõtete arvel. Kui me seda teeme, siis ongi elekter jälle 3 senti kilovatti, nii nagu ta oli, kui EKRE oli valitsuses. Nii nagu ta oli, kui meie saime asju otsustada. Ja ärge tulge rääkima, et see ei ole võimalik, sest see oli 2-3 aastat tagasi ja selle hinnagagi teenis Eesti Energia veel kasumit. Me oleme ainus erakond, kes saab seda lubada, sest me ütleme selge, resoluutse, kategoorilise ei hullumeelsele poliitikale nimega rohepööre. Rohepööre ei ole mitte midagi muud kui suurejooneline rikkuse ümberjagamise protsess, kus võetakse meilt kõigilt nii palju kui saab ja antakse vähestele juba niigi rikastele. Kategooriline ei rohepöördele. Aga me teame ka, et viimased 2 aastat on olnud nii pöörane inflatsioon, et ei piisa lihtsalt sellest, et mõned hinnad suudame tagasi viia madalaks. Me peame kompenseerima inimeste ostujõu langust. Kui meie saame võimule, siis me tõstame koheselt miinimumpalga 60% keskmisest, mis tähendab tänase päeva seisuga 1050 eurot kuus. Me tõstame 4 aasta jooksul pensioni 1200 euroni ja me maksame inflatsiooni kompenseerimiseks alla keskmist pensionit saavatele pensionäridele välja lisapensioni ehk 13. pensioni. Meie ülesanne on päästa Eesti ka sõjast. Me kõik saame aru, kui keeruline ja ohtlik on julgeolekuolukord maailmas. Me kõik saame aru, et kui meid rünnatakse, me peame ennast kaitsma. Aga tänane valitsus ei tee tööd selle nimel, et seda rünnakut ei tuleks, vaid pigem vastupidi. Innuga räägib sellest, kuidas me kohe-kohe lähme sõtta. See on vale. Iga poliitiku ülesanne, iga valitsuse ülesanne on hoida riik sõtta sattumast. Õhkus provotseerib rünnakut. Me peame ennast relvastama ja palju kiiremini, kui tänased plaanid ette näevad.
me peame kiiremas korras asemele saama need relvad, mis me oleme ära andnud. Me peame kiiremas korras hankima endale õhutõrje, mida veel aasta tagasi ei tahtnud ei Kaitseväe juhataja ega Reformierakonna kaitseminister. Me peame tugevdama nii oma sõjaaja armeed kui oma rahuaja armeed. Me peame rohkem panustama sisejulgeolekusse. Mäletate, kui Mart Helme oli siseminister ja hakkas tegema sisekaitsereservi, kuidas liberaalid huilgasid, Mart tahab teha eraarmeed ja lõpetasid selle projekti ära kohe, kui nad võimule said. Tänasel päeval on Eestisse tulnud üle 100 000 võõra, kelle tausta meil ei ole mingisugust kontrolli tehtud. Nende hulgas on tuhandeid Vene eriteenistustega seotud inimesi. Aga sisekaitsereservi meil ei ole. Me peame vähem plärtsuma ja poose võtma ja rohkem tegutsema. Selle hulka kuulub ka sõjaväestatud piirivalve taastamine. Ja lisaks sellele peame me lõpetama ära selle, mis toimub praegu Nursipalus. See, mismoodi Reformierakond vastandab kõige patriootlikumad Eesti inimesed Eesti riigikaitsega, on rahvavaenulik ja Eesti riigikaitset nõrgestav. Sellisel viisil seda protsessi edasi viia ei saa ja ma annan teile lubaduse, et kui meie oleme valitsuses, nii edasi ei lähe ka. Me peame päästma oma rahvusriigi. Eesti rahvusriik on kuristiku serval. Eelmisel aastal sündis Eestis 11 500 last. See on 100 aasta kõige väiksem arv. Isegi esimese ja teise maailmasõjal ei sündinud Eestis nii vähe lapsi. Samal ajal saabus Eestisse eelmisel aastal üle 100 000 immigrandi. 10 korda rohkem. See, mis praegu toimub, on rahvastiku asendamine. Nende 100 000 immigrandi hulgas on võõrkeelsed. Nad on võõra kultuuriruumiga. Me oleme Tartu linna jagu slaavlasi saanud 1 aastaga Eestisse. Nii suurt hulka immigrante pole Eestisse mitte kunagi tulnud. Ei Põhjasõja järel, ei Liivisõja järel, ei esimese maailmasõja eel ega teise maailmasõja järel. Nii suurt hulka immigrante ei ole Eestisse mitte kunagi tulnud. Neid vahetatakse oma kodumaal välja. Ma ütlen, aitab, me ei luba seda teha, me ei lase omalt kodumaad ära võtta. Meie ei ole nõus muutuma kodumaata rahvaks. On vaja korralikku perepoliitikat ja on vaja korralikku migratsioonipoliitikat. Meie erakond teab, kuidas panna Eesti peredes rohkem lapsi sündima. Selle jaoks tuleb suurendada peretoetusi. Mitte ainult suurperedele, aga ka 1-2-lastelistele peredele. Selle jaoks on vaja vähendada või hoopis ära kaotada lasteaia kohatasu. Selle jaoks tuleb laste kasvatamise staaž siduda pensioniga, sest vaadake, see on puhas õigluse küsimus. Iga naine, kes jääb tööturult kõrvale, sellepärast, et ta kasvatab kodus lapsi, saab selle aja eest väiksemat pensionit. Naised, kes kasvatavad lapsi, kes maksavad tulevikus meie kõigi pensionit, saavad karistatud väiksema pensioniga. See ei ole õiglane ega aus. Aga me teame, et kõige olulisem takistus noorte pere loomiseks on oma kodupuudus. Meie lubame, et kui me saame võimule, loome me laenuinstrumendi, mis võimaldab noortel peredel osta oma kodu. Ja selle oma kodu laenust lubame me kustutada veerandi iga lapse sünniga. Jah, ma tean, loomulikult peavad siin olema reeglid ja laed peal. Igaüks ei saa endale osta kõige kallimat kinnisvara, mis ta tahab, aga põhimõte on selge. Noored saavad riigi poolt soodsa laenu oma kodu ostmiseks ja kui neil on palju lapsi, siis seda laenu kustutatakse. Lisaks sellele on meil plaanis teha tulumaksusoodustus nendele, kes kasvatavad kodus lapsi. Iga lapse pealt, mis sul on, saad veerandi võrra väiksema tulumaksu. See müüt, mida levitavad vasakpoolsed, et lastega pered on mingid paadialused, kes ainult sellepärast lapsi saavad, et riigilt toetusi noolida, on tülgastav. Absoluutne enamus Eesti peresid
hoiavad ja armastavad üksteist, hoiavad ja armastavad oma lapsi ja käivad tööl, et neid lapsi kasvatada. Neid peresid tuleb toetada soodsama tulumaksumääraga. Kõik te teate, et meie erakond on range immigratsioonipoliitika pooldaja. Seda rangust on tänasel päeval vaja rohkem kui kunagi varem. Meie plaan on kehtestada uuesti ranged sisserännupiirangud, nii nagu oli kunagi plaanitud, 0,1% püsirahvastikust ja mitte rohkem. Meie plaan on võimaldada kõiki sotsiaaltoetusi ainult inimestele, kes on Eestis olnud juba pikalt, mitte igale ühele, kes siia satub ja kohe leti tagant raha läheb küsima. Meie plaan on hoolitseda selle eest, et Eesti oleks üleni eestikeelne riik. See tähendab nii teeninduses, ametiasutustes kui igal pool. See tähendab eesti keelt nii lasteaedades, põhikoolis, keskkoolis kui gümnaasiumis. Siis on meil eesti keel ja meel, mis kestab. Ja meie plaan on seista traditsioonilise abielu eest, sest see on ainus koht, kust tulevad lapsed. Muide, kas te teate, kui mitu sõna on Reformierakonna programmis perepoliitikast? Täpselt nii palju. Selle eest jagavad nad kondoome, millele on kirjutatud peale keskmaa beebitõrje. Nende plaan on väga selge. Nemad eestlasi ei taha siia. Nendel on teised, kes tulevad siia teiselt poolt piiri. Hea rahvas, meie ülesanne on päästa ka Eesti õigusriik. Meie erakond on ainus erakond Eestis, kes on jätkuvalt truu põhiseadusele. Me oleme erakond, kes selgelt ja valjult deklareerib. Eesti põhiseadus on kõrgem kui ükskõik milline direktiiv. Kõik seadused Eestis peavad alluma põhiseadusele. Erakond, kes juba eelmistel valimistel rääkis ja kes sel valimistel korral jälle räägib, et me peame kehtestama tsiviilkontrolli julgeolekuasutuste üle. Ma olen süvariiki näinud, teda tuleb kontrollida. See, mismoodi praegu laamendavad julgeolekuasutused ja jõustruktuurid, on oht meie kõigi vabadustele. Me tagame selle, et prokuratuuri, kapo, välisluure üle hakkab toimuma tegelik, sisuline, range parlamentaarne järelevalve. Me oleme ainus erakond, kes tahab, et Eesti päriselt oleks õiglane, nii nagu ütleb põhiseadus. Tänasel päeval enamik Eesti inimesi õiglust ei saa, sest kohtus käimine on nii kallis, et see on ainult rikaste lõbu. Meie ütleme, õiguskaitse peab olema kättesaadav igaühele. Eesti lapsi tuleb rohkem kaitsta. Pedofiilidele tuleb teha karmimad karistused ja kehtestada nulltolerants. Päästame Eesti lapsed. Me peame lõpetama ka lakkamatu salastamise, mis meie riigiametites toimub. 75 aastat saladuse templit Liina Kersna hankele. Andke andeks, see ei ole normaalne riik. Lõpetame salastuse ikka kõikvõimalike dokumentidega. Päriselt demokraatlik riik on selline, kus kodanikud teavad, mida nende ametnikud teevad. Head sõbrad, me peame midagi veel päästma ja see on Eesti demokraatia. Eesti demokraatia saab toimida ainult juhul, kui Eestit päriselt valitsevad Eesti valijad. Me oleme erakond, kes selgelt deklareerib kategooriline ei Euroopa Liidu föderaliseerumisele. Me astusime rahvusriikide liitu ja me ei ole nõus, et see muutub millekski muuks. Me kaitseme Eesti suveräänsust Euroopa Liidus. Me kaitseme ka sõnavabadust
Liberaalsed erakonnad on meile aastaid üritanud sokutada tsensuuriseadust, nimetades seda kord vihakõneseaduseks, kord vaenukõneseaduseks. Ei, see on tsensuur. See on ideoloogiline tsensuur, mida tahetakse kehtestada kõikidele rahvuslastele, kõikidele konservatiividele, aga lõppkokkuvõttes kõikidele neile, kes julgevad nuriseda kindlate käte vastu. Meie seisame raudselt sõnavabaduse kaitsel. Vabaduse kaitsel. Vaktsineerimisvabadus ei ole ebateaduslik arstide vastasus, ei ole vaktsiini vastasus. See ongi see, mida sõna ütleb. Vabadus ise otsustada. Seda on jalge alla trambitud mitte ainult Eestis, vaid terves maailmas 2 aastat järjest. Me ei lase sellel jätkuda ja me hoolitseme selle eest, et need inimesed, kes on teinud liiga, neile, kes ei olnud nõus ennast allutama valitsuse survele, nende inimeste eest pannakse maksma õiglus. Me tahame rahvale võimu tagasi anda, rohkem võimu valijatele. Selleks tuleb ära teha 2 asja. Presidendi otsevalimine ja rahvaalgatuste algatamise õigus. Need on 2 asja, mis aitavad juurida välja korruptsiooni, parteide omavoli, ametnike omavoli, presidendi otsevalimised ja rahvahääletuse algatamise õigus. Teeme ära, kui teie toetate meid. Ma tean küll, mida paljud ütlevad, aga Martin, meil on ju e-valimised. Ma ütlen, mida me teeme. Me lähme valima. Me lähme valima nii paljukesi, et nad ei saa seda ära võltsida. Ja siis me võtame need e-valimised ette. E-valimised ei saa toimuda muidu, kui on läbi viidud rahvusvaheline sõltumatu kontroll, mis kinnitab meile kõigile, et nad on ausad, nad on läbipaistvad, nad on kontrollitavad, nad on jälgitavad. Mitte ühelegi neist tingimustest nad praegu ei vasta. Meie nõuame, et kuni ei ole e-valimised tehtud jälgitavaks ja kontrollitavaks, tuleb nendega lõpetada. Ma tulen tagasi majandusteema juurde. Eelmise 2%. Kui teil, nagu keskmisel Reformierakonna valijal, oli arvel 1 000 000 eurot aastal 2020, siis selle 2 aasta jooksul on inflatsioon sellest ära võtnud 300 000. Ma küsin neilt Reformierakonna valijatelt, oli mõnus või? Kas te kavatsete ikka toetada erakonda, kes teid niimoodi röövib? Kas see hääl teie meelest natuke kallis ei ole? Aga mis me miljonäride pärast muretseme? Keskmine pensionär, kes saab 500 eurot kätte, tema käest on 2 aasta jooksul ära võetud 150 eurot ja ma ütlen teile, nendel inimestel on olnud palju valusam selle 150 euro pärast, kui neil, kellelt läks ära 300 000. Me ei saa niimoodi jätkata. Nii need pensionärid kui need miljonärid peavad mõtlema, kas nad tahavad, et neid jätkuvalt röövitakse või nad tahavad kursimuutust. Kui nad tahavad kursimuutust, siis on ainult üks erakond, keda toetada, see on meie erakond. Sest vaadake, ei ole mõtet toetada kõiki neid erakondi, kes on valmis minema Reformierakonnaga koos valitsusse. Me kõik teame, kes nad on. Eesti 200, sotsiaaldemokraadid, aga on läinud ka Keskerakond, on läinud ka Isamaa. Selle jaoks, et toimuks võimuvahetus ja võimule saaksid rahvuslikud jõud, konservatiivsed jõud, eestimeelsed jõud, tulebki anda oma hääl rahvuslikele, konservatiivsetele, eestimeelsetele kandidaatidele. Need on meie erakonna kandidaadid. Andke meile nii tugev mandaat, et sellest ei saa mööda minna ei president ega kõik teised parteid. Sest nendel valimistel ongi täpselt nii. Hääl antakse kas Eesti poolt või Eesti vastu. Need, kes müüvad meid maha Brüsselile, need, kes röövivad meid inflatsiooniga, need, kes ujutavad meie riiki üle immigrantidega, need on Eesti vastu.
Neid ei saa toetada. Nii ma soovingi, et me siit täna läheksime laiali ja te viiksite igaühele, kes te saate rääkida oma sõprade, tuttavate, sugulaste, töökaaslastega. Tooge meile kõhklejad, veenge ümber need, kes ei ole veel otsustanud. Kutsuge valima inimesed, kes on juba käega löönud. Meie ei ole käega löönud Eestile. Veename teisi ka, et nad ei lööks käega Eestile, sest ainult nii saame me päästa Eesti. Eesti eest! Martin! Järgmiseks hakkame kutsuma lavale kandidaate ja hakkame ka lavale kutsuma kandidaate alates Ankrumehest ettepoole. Martin võtab nad siin lava peal vastu, ütleb paar sooja sõna ja soovib kogu nimekirjale pärast jõudu ja jaksu. Palun, Martin. Mu daamid ja härrad, esimesena kutsun ma lavale 10. valimisringkonna Ankrumehe. Ta on ettevõtja, tubli pereisa, Tartu ringkonna juhatuse liige. Tema number on 639 ja selle mehe nimi on Aivar Sööt. Ringkonna juhatuse liikme, meelelahutusettevõtja, õigusnõustaja ja peatselt 5. lapse isaks saava pruunisilmse Eesti naiste lemmiku. Lavale tuleb kandidaat number 638 ja tema nimi on Raul Kivi. Sellest, et kui elu sunnibki sind minema võõrsil leiba teenima, siis Eesti kutsub tagasi. Jõudu Raul! Õhtujuht ja kinnisvaramaakler, alati rõõmsas tujus, Imre Vähi! Nii sõjaväelase vormis kui sportlase vormis, ta ei vannu alla. Mu daamid ja härrad, järgmisena tuleb lavale mees, kes on pärjatud suurte rammumeeste tiitliga. Ta on kulturist ning Tartu spordiklubi Korsatšim omanik, personaaltreener ja toitumisnõustaja. Mees nagu mägi. Kandidaat number 636, Gert Koršanov. Mu daamid ja härrad, järgmisena on mul suur au paluda lavale Tartu linnavolikogu liige, EKRE Tartu ringkonna aseesimees, sotsiaaltöötaja, tubli pereema ja hästi suure südamega ja tore inimene. Tema kandidaadi number on 635,
ja tema nimi on Merle Kivest. Keegi tuleb mulle rääkima, et EKRE-s ei ole piisavalt naisi, siis ma alati ütlen, kuidas nii? Ja kui keegi ütleb, et nad ei ole, et ühesõnaga, nii ilusaid ei ole kellelgi teisel. Mu daamid ja härrad, lavale tuleb mees, kes on Tartu linnavolikogu liige, tunnustatud muusik, põline lõunaeestlane ja kandidaadi number on 634 ja tema nimi on Indrek Kalda. Indrek on elav tõestus sellest, et EKRE on erakond, kus kultuur elab. Ja alati tore ja toetav inimene kõigile meie erakonna liikmetele. Tema kandidaadi number on 633 ja tema nimi on Malle Pärn. Puhtama ja siirama hingega inimest annab otsida. Malle toob tuppa hinguse. Malle on südametunnistus ise. Järgmisena mul au paluda lavale mees, kelle tiitlite ettelugemine võtaks terve pika õhtu. Aga ma kasutan siin väljendit, see mees on nagu orkester. Mu daamid ja härrad, kandidaat number 632, Silver Kuusik. Silveri peale võib alati kindel olla tema energia, taiplikkus, ettevõtlikkus ja meeskonnatöö. No ma ei tea, igas erakonnas sellised inimesed tuleb kätel kanda. Järgmisena on mul au paluda lavale inimene, kes peab Eestis kõige ilusamaid kõnesid. Mu daamid ja härrad, kandidaat number 631, proua Looneots. Seni kuni Looneots tegutseb, eesti keel ei kao mitte kunagi mitte kellegi südamest. Juhu! Mu daamid ja härrad, 2023. aasta Riigikogu valimiste valimisringkonna number 10, Tartu linn, esinumber. Kandidaadi numbriga 631. Mu daamid ja härrad, lavale tuleb Jaak Valge.
ma ütlen lihtsa asja. Jaak Valge toob poliitikasse intellektuaalse tuumavõimsuse. Kõiki teid tänada, et te tulite meie üritusele. Ega me ei tee siin enda pärast seda asja, me teeme meie kõigi inimeste pärast seda asja. Ma tahan tänada, et te hoolite Eestist, et te tahate olla osalised Eesti päästmisel liberaalide kindlatest kätest. Kestega, kes arvavad, et nad ajavad mingit õiget asja ja tegelikult ajavad meid kuristikku. Ja ma tahan öelda, koos me päästame Eesti. Eesti eest! Mu daamid ja härrad, me lõpetame oma ametliku koosviibimise ühislaulmisega. Palun kõigil püsti tõusta. Leida üles oma naaber. Minna metsa, meil vastu meil rava. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti linn. Siis tulis tulega tormi, ei karda Eesti linn. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti linn. Siis tulis tulega tormi, ei karda Eesti linn. Et kalurmerel loota võiks vabalt vedada ja rõõmsast laulust põllu mets vastu ajada. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti linn. Siis tulis tulega tormi, ei karda Eesti linn. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti linn. Siis tulis tulega tormi, ei karda Eesti linn. Ja need automaatuksed on ka head. Vaatan, emad läheb ise kinni ka. See hakkab väga kaua. Nagu õige talvetunne, jah. Ühendus puudub. Ainult abimees on näeb, mis alati äras välja hoida. 2 kuuksi läheb.